Sest et kui sa oled juht, ükskõik mis taseme juht, sa oled tippjuht, keskastme juht või esmataseme juht, tiimijuht, siis see ootus ja vajadus on hästi-hästi sarnane. Sul on mingid tulemused, mingid eesmärgid, milleni justkui sa tahad jõuda ja seda tulemust ootab sinult sinu juht ja üksi selleni ei ole võimalik jõuda, sest kui selleni oleks võimalik üksi jõuda, siis sa ei oleks meeskonna juht. Järelikult selle tulemuseni jõudmiseks on vaja teiste inimeste abi ja see abi avaldubki ühelt poolt läbi inimeste isikliku panuse, mida nad teevad oma töö kontekstis, aga see panus on ka natukene sellist psühholoogilist ja emotsionaalset laadi. Ehk siis kui palju need inimesed on päriselt huvitatud mitte ainult oma töö tegemisest ja tööl käimisest, vaid kui palju nad on päriselt huvitatud sellest, et sina juhina või teie koos meeskonnana jõuaksite nende ühiste tulemuste. Ja selge on see, et mida rohkem sa tunned, et selles meeskonnas on sellist energiat ja jõudu, mida võib nimetada ka sisemiseks motivatsiooniks, mida rohkem inimesed on valmis võtma vastutust, mitte ainult oma töö, vaid selle ühise eesmärgi nimel, ja mida rohkem on seal ühtsust ehk sellist teeme ära koostöö vaimu, seda lihtsam on juhi töö. Ja see kehtib absoluutselt kõikidel tasemetel.